Tere tulemast Roodosele! Selles videos me vaatame, mida me jõuame teha siin imelisel saarel 7 päevaga. Jõudsime siis esimese päeva õhtul ja ei teinudki väga midagi, et käisin poes, ostsin endale hambaharja ja avastasime, et meie hotellist on väga lahe vaade. Siuke vaade siis. Oh my god, how cool is that? On ju? Ja siis jaurasime konditsioneeriga, mis tegi väga kõva lärmi ja ei lasknud meil magada. Järgmise päeva hommikul jalutasime linna peal ringi, võtsime siis Mäkkist jääkohvi, leidsime ühe ägeda kommipoe ja edasi suundusimegi Roodose vanalinna. Ja ülejäänud päeva chillisime siis hotellis basseini ääres, õhtul käisime veel söömas ja joomas ja nautisime imelist päikeseloojangut. Täna ärkasime siis 5.30, kuna mõtlesime, et tahaks seal Roodose vanalinnas siis jalutada nii, et seal ei ole nii palju rahvast. Päeval on seal hullult palav ka. Pärast ilmselt lähme koju tagasi, teeme väikse uinaku veel ja siis lähme sööma ja siis vaatab juba, mis edasi saab. Hotelliks valisime siis Kaktus hotelli, mis asub päris hea koha peal. See on saare kõige põhjapoolsem maja või hoone ja 7 ööd oli 588 eurot. Hinna sees on siis ka hommikusöök, mis on üli hea ja üli suure valikuga. Ja see vaade, mis siit paistab, on nimeline. Ja see vaade, mis siit rõdult paistab, on üli lahe. Oma. Kõndisime siis 3 kilti hotellist. Õues on palav. Siin on olümpiaväljak, mingi areen, kus siis vanasti mängiti erinevaid mänge. Siin kõrval on mingi väike teater ja seal mäe otsas on templivaremed siis, mida Akropol on seal üleval või Akropoli varemed, mida praegu renoveeritakse. Need mäed on juba tegelikult Türgi, kuna me oleme saare põhjaosas, siis me oleme Türgile suht lähedal. Mis sa pakud muidu? 50 on palju vist. 35 kilomeetrit on Türki siit. Väike parandus, 22 kilomeetrit on siit linnulennult Türki. Õhtul jalutasime jälle linna peal, käisime Roodose põhipeo tänaval, kus Eliise kunagi töötas mitu aastat tagasi ja kus vanasti oli väga kõva möll, aga sellel õhtul oli seal ikkagi väga rahulik. Siin klipis ma ei pannud muidugi mikrit tööle, aga räägin siis, kuidas ma käisin 5 erinevas kohas hindasid uurimas ja saime siis auto 3 päevaks 100 euro eest. Siis käisime veel Lidlis süüa ostmas ja liikusime edasi. Jõudsime siis Galizea termalpoolsidesse. Sissepääs siia oli 8 euri ja koht ise on väga lahe, et väga ilus koht. Et siin muidugi päris palju rahvast, aga siis on väike mingi söögikoht. Saab ujuda, päevitada, vaatame natuke siin ringi. Järgmise peatuse tegime Džambika rannas, mis oli ilus liivarand mägede vahel. Ja tegin enda arust väga lahedaid GoPro kaadreid vee all, kuna seal see vesi oli nii läbipaistev ja puhas. Ja sealt rannast edasi liikusime siis Lindose poole.
jõudsime siis Lindasesse, mis on üks populaarsematest vaatamisväärsustest, ma arvan, siin Roodosel. Ongi niuke hästi äge, hästi suur niuke kindlus mäe otsas, kindluse varemed siis rohkem. Vanad kivid on uute kividega kokku pandud ja see on nagu nii-öelda ehitatud sarnane asi, mis siin kunagi oli. Siin on päris tuuline. Sissepääs siia oli siis 12 € nägu, vaade siit ülevalt on küll mega. Ja et siia üles saada pidi siis kõigepealt mingi lõpututest suveniiripoodidest läbi minema. Ja päris palju astmeid on ka vaja läbida, et siia üles saada. Kui kindlus vaadatud, siis jalutasime veel Lindose linnas ringi. Sõime pannkooke, nägime kitsekesi, nägime eesleid. Ja siis läksime randa päikeseloojangut vaatama. Päris äge linnak on ikka. Hästi palju söögikohti, mingid väiksed paarikesi. Ja nüüd, kui õhtu tuli, siis järjest need paarikesed kõik läks lahti. Niuke mõnus sumin hakkas pihta seal. Võtsime väiksed joogid. Ja seal rannas leidsime veel ühe ägeda päntajala, kes jooksis naljakalt. Hästi jookseb. Ja nägime ka ühtesid pulmasid, mis oli päris äge. Ja järgmisel päeval sõitsime saare teisele poole ja siis läksime liblikaid vaatama. Lõpetasime just Valley of Butterfly, üks väikse rääkese. Hästi äge koht, siin on siis liblikad. Hästi niuke äge rada läheb üles mäkke, siis raja kõrval voolavad väiksed kosekesed. Ja siis liblikad siis on niimoodi puude peal ja seinte peal niukestes varjulisemates kohtades. Sissepääs siia liblikaid vaatama oli 3 € inimene. Liblikad peaksid olema siis siin juuli-augusti aeg vist, on nagu see põhjooaeg. Siia muidu tasub tulla suht hommikul kell 8 kohe, kui uksed avatakse, kuna praegu juba, ma ei tea, kell on umbes 10. Päris palju rahvast tegelikult oli juba. Ägedad niisugused väiksed mustad liblikad, alt on tiivad on oranžid, et kui lendavad, siis on hästi lahedad. Võtsime siit väikse apelsinimahla ja siis jalutame tagasi. Kui liblikad vaadatud, läksime ühe linna varemeid vaatama, kus sissepääs oli 6 € inimene ja hiljem mõtlesime, et selle oleks võinud ikkagi vahele jätta, kuna me ei ole vist nii suured varemete fännid ja ilm oli ka mega palav. Kui Roodosel ringi jalutada, siis igal pool on kuulda niukest kõva putukate kisa, et ongi siuksed liblikate moodi putukad, kes teevad väga kõva lärmi. Kiire update. Sõitsime mingi 1,5 tundi lõuna poole siis ja jõudsime siis saare nii-öelda tippu Prasoniisi randa. Mega äge koht. Siin ongi niimoodi, et niuke hästi suur liivaala ja siis siit läheb niuke liivarada. Kui vesi on madalam, siis sinna saab jalutada. Aga praegu, kui meie siia jõudsime, siis oli vesi suht kõrge, et umbes rinnuni. Aga ongi hästi ägedalt niimoodi, et ühel pool on hästi suured lained, seal on need lohesurfarid ja teisel pool on väiksemad lained ja siin sõidavad siis purilaudadega. Ja siin on üli räige tuul, et me ei saanudki mitte kuskile nagu sinna lageda platsi peale pikutama jääda, sest see tuul oli lihtsalt nii hull, et liiva lendas. Tulime jalutasime siia kuskile kaljude äärde kivide vahele, et siin on hästi rahulik ja ootame ilmselt loojanguni, ootame siin.
ja järgmisel päeval läksime Rodini parki jalutama, kus oli väga palju erinevaid linde, kalu ja üks vahva kilpkonn paterdas seal ringi. Sometimes I'm about the easy way. Sometimes I go for the gold. I never thought you were easy prey. I just knew I was sold. Edasi läksime siis järgmisesse randa, et käisime vahepeal ka poes, ostsime süüa-juua ja ostsime ühed reketid, millega siis mängisime seal rannas. Ja leidsin veest ka snorgeldamise prillid, mis olid laste omad ja muidugi ma pressisin need endale pähe ja siis ajasin seal vees kalu taga. Oleme nüüd jõudnud Seven Springsi. Nagu nimigi ütleb, siis siin on tegemist veekogudega. Little for you. Yep. Thank you. Thank you, sir. Cheers. Thank you. Et jah, tulime siis sööma ja jooma. Ongi mingi väiksed ojakesed ja siis sealt pärast tagantpoolt läheb 186 meetrine tunnel ja siis peaks jõudma lõpuks niukse mingi väikse järvekeseni. Ja ka üleüldse niuke hästi mõnus ja jällegi hästi ilus koht. Söömegi siis kõhud täis ja lähme vaatame, jalutame siin natuke ringi. Tulime siis viimast õhtut nautima, vaatame selle väikse loojangu ära ja siis lähme teeme linna peal ühe kiire ringi ja siis lähme koju magama ja siis ongi juba. Boy, you had me from the start. By the way you stared, the way you wrote upon me, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated differently, yeah. Locali monoxia. Locali Isidrofia. Hakkabki meie reis siin kaunil saarel läbi saama. Täna on nüüd viimane päev, õhtul läheb siis lennuk Soome. Praegu veel chillime siin rannas natukene, hommikul chillisime passu ääres ja siis mingi hetk lähme sööme midagi ja siis vaikselt hakkamegi sättima lennujaama poole. Eile käisime veel 9D kinos, mis oli ka päris tore, et oligi mingi 20-minutiline film ja siis pärast tuli mingi äkki 5-minutiline, et rääkis siis selle Rodose ajaloost ja et kuidas siis see saar siia sai ja nendest valitsejatest ja siis oli tossu, vett, mull, vahtu ja siis jah, toolid liikusid ja no niuke täielik see oli vaht. Aga see oli nagu mõnes. Elisel hakkas halb sellest tooli väristamisest. Ja sõitsime siis bussiga lennujaama, buss oli paksult rahvast täis, aga õnneks bussijuht oli väga lahe ja tantsis meile ja tõmbas selle peo normaalselt käima. Ja siinkohal saab see video läbi, kui meeldis, on lahe, kui meeldinud, on ikka lahe. Tänan vaatamast ja näeme järgmises videos.